Kui ma nüüd lähisuhte vägivalla enda jaoks lahti mõtestan, siis ta ei ole ilmtingimata ju füüsiline vägivald ainult. See on vaimne vägivald ja ma ütleks, et seda poolt on isegi võib-olla tänases elukeskkonnas rohkem kui füüsilist vägivalda, et see on võib-olla kunagi selline ammune teema, aga arvestades nüüd nagu kõige digiruumi tulekuga, internetiga, siis seda niisugust vaimset vägivalda on päris palju, et justkui kui sa ütled kellelegi läbi interneti, siis seda on nagu lihtsam esiteks teha, mistõttu on tunne, et teil ei ole tagajärgi. Kui keegi läheb kellelegi kallale füüsiliselt, see on juba lähisuhte vägivald ju. Aga taaskord, kui ma jõuan nagu selle vaimse vägivallani, siis seda võib-olla isegi meie generatsioon natukene tühistab, et võib-olla on ikka veel natukene sellist nagu siukest võltsmaskuliinsust sees, et see on tühi asi, see ei mõjuta mitte kedagi, vaata, et lihtsalt ela üle ja saa üle sellest, eks ju. Olukorrad on minu arust palju drastilisemad või hullemad, kui algselt tundub või näib. Ehk siis tegelikult see ei ole niimoodi, et keegi ütles mulle halvasti. See halvasti ütlemine on juhtunud alates lapsepõlvest saadik selle inimese jaoks, kes on seda tundnud. See on alates, ma ei tea, 7. eluaastast ja aastast ja kuni tänase nagu noore täiskasvanu eani välja, eks ju. Ja seda on läbivalt olnud, enesekindlus on täiesti alla tõmmatud ja pole imet, et inimene on ärev ja ta peegeldab seda enda teiste sõprade suhtes, eks ju, ja koolikaaslaste suhtes. Et see kõik tihtipeale need asjad sünnivad kodust, arenevad edasi ja see inimene muutub täpselt selliseks, nagu temagagi on koheldud, eks ju. Et see on see kurb pool ja mis alati üllatab ikkagi.